Ühel esimesel päikselisel aprillikuu pühapäeval võtsin osa Sookolli poolt korraldatud räätsamatkast Rabivere rabasse. Kogunesime kell 10 hommikul Kohila jahimeeste seltsi parklas. Tutvusime omavahel ja enne teele asumist pakuti meile perenaise valmistatud hapukat, alkoholivaba ingverinapsu. Tee rabasse kulges läbi võsastunud lagendiku, kus matkajuht Erki Toomet alias Sookoll jutustas, kuidas ta oma hüüdnime sai. Tuhalas on niisugune hästi tore mees, Aarne Kivistik. Nime pidi ta niiviisi kõiki tutvustas ja siis ta ütles, et näed, et siin on Erki, et see mees on tõesti Sookoll. Et see on ikka nii hull, et näed, et see siin muud ei ole. Siis rahvas küsis, miks siis nii, et käivad nõiakaevu. Kus saab nõiakaevu oma veed? Ei, need tulevad mööda jõgesid. Tuhala jõgi ja Tuhala jõgi algab Mahtla looduskaitsealalt. Et ja selleks, et ta keema läheb, seal peab ikka korralikult vett tulema. Sealt erinevad kraave pidi ja siis 2019 siis tegime selle triki ka, et nõiakaev läks keema, käisin vaatasin ära, tegin pildid ära, ütlesin nii ja nüüd ma lähen üles sinna Mahtlasse seda vaatama, kuidas see on, kuidas see asi on. Vägev, tõsiselt vägev, suur veeväli ikkagi ja kui seal muidu on niisugune pooldesäärde, siis ikka et oli kohti, kus õnnestus saada niiviisi, et sain hakkama, aga üldiselt ma sain ujuda päris palju. Et selle peale Aarne raputas ka pead, ütles, et sa ei ole normaalne, et sellise veega, et seal tema ei tea ühtegi, kes oleks tahtnud sinna minna sellise veega. Ma käisin ära, sain pilte väga uhkelt. Pidime pisut pikema ringi tegema, sest otsetee oleks viinud üle aastate taguse raielangi, kus oksarisu pole veel siiani lagunenud. Nagu näha, pole ka tänapäevased raietööd siit piirkonnast mööda läinud. Peatusime Rootsi küla lõunapoolsel küljel, mis sai omal ajal nime laastava katku järel siia Rootsist ümber asustatud asunike järgi. Aja möödudes on küla tugevasti kahanenud ning servealadel on talud asendunud metsaga. Jätkasime teed raba poole. Erki rääkis, kuidas ta orhideesi otsides sattus kunagise talukoha peale, mille olemasolu kohta pole tal seni õnnestunud dokumentatsiooni leida. Kogenematu silm võib selle täiesti kahe silma vahele jätta. Aga kui tähelepanelikult vaadata, on vundamendi jäänused veel endiselt eristatavad. Väga võimalik, et on mingi väga vana enne põhjasõjaaegne talukoht, mis on suur katkuga jäänud tühjaks. Ja kuna see kant suri siin kandis ikka täitsa välja, eks asutati on alles Rootsi külaga ja enne kui hakkasid inimesed rohkem ringi liikuma, selleks rohkem metsa peale kasvada. Kui suvel siit läbi minna, Võsas on seda ei teagi. Ma nende jahimeestega ka siin mitu korda rääkinud, küsin nende käest ka, nad ei teagi, et siin üldse mingit parameid on. Nad ei kuulnud. Roheline leht on siin täiesti märkamatu. Saime teada, et kaunis kuldking kuivab sügisel peale õitsemist ära ning kui talvel ei ole olnud palju lund, siis võib selliseid varsi ka veel hiljem kohata. See on kaunis kuldking. Oma nende kollaste nendega, et hästi ilusad need õied, aga talviseks ajaks ära kujub, siis see jääb selliseks. Et seal Tukamäel neid natuke on ja siin pool on, teisel pool Rabivere raba Hageris on terve metsakatastri üksus, kuldkinga, hästi uhke nimi. Mingid aastad ma käisin tagasi, mõtlesin, ma lähen siis teen ilusasti suve alguses pilti. Siis kui ma sellele katastri üksusele jõudsin, siis Poila, seal oli lageraiet. Peagi tegime väikese pausi, jõime sooja teed, kinnitasime keha, nautisime loodust ja olimegi varsti rabas. Erki räätsade puhul meeldib mulle see, et need tulevad mugava kandekotiga. Seega ei pea neid käe otsast tassima. See on üks rabamatkade juures olulisemaid mugavustegureid, millele tähelepanu pöörata. Rabas olles oli meil aega laialt. Igaüks sai kulgeda omas tempos. Kuigi ilmateade lubas varem mitut miinuskraadi, oli ilm soe, päiksepaisteline ja tuulevaikne. See oli mõnusaks üllatuseks. Terasemad leidsid ka mõned hapud jõhvikad, mis pärast talve maitsesid veel üllatavalt hästi. Rabas olles juhtis Erki tähelepanu metsise väljaheidetele, mis kaugemalt meenutas lihtsalt ühte karvast tuusti. Metsise jõnn. Tema jätab niisugused 7-8 sentimeetrit jämeda sõrma suurused karvaseid jõukasid näha. Siin on praegu nagu üks, et võib-olla siit kuskilt liik on veel. Nii, jään teistest natukene tahapoole. Otse esmamuljed siis Sookolli retkedest ja siin rabas käimisest. Täna on ilmaga hästi vedanud.
lubas küll -kraadi ja tugevat tuult, aga praegu on päiksepaisteline ja võrdlemisi tuulevaikne. Ja ütlemata mõnus on siin rabas lihtsalt konnata, olla selle vaikuses ja midagi on selle matkajuhi poolt läbiviidavas retkes ikkagi natuke teistmoodi ja parem. Kuskilt silt rabast on leitud üks surnud naine, kellest on väidetavalt saanud Eesti kuulsaim rabalaip. Mis tegelikult juhtus, ei tea vist keegi, aga olla keegi truuta, kes 17. sajandi lõpus pärast enese ülespoomist olevat kuskile siia ka maetud. No läks jälle 100 aastat jälle 2 inimpõlve mööda, et keegi täpselt enam ei mäletagi. Kuni 1936. aastal kuskil siin kandis rabaservas siis vanasti võeti turbamõtted loomadele allapanu ja et siis need mehed tulid ka, tegelikult see turbavõtu koht on natukese kaugemal, et kaardi peal on ta märgistatud siinpool lähemal. Et see on ka vist lihtsalt umbes pandud paika, sest ühe versiooni järgi, mis ma olen arhiividest leidnud, olid ikkagi suht seal turbaväljade kandis, et võta nüüd kinni, et aeg lihtsalt läheb, et ühed ütlevad siin, teised seal. Ja kas see ongi nii oluline, et vennad tulid turvast võtma, said labidega panid paar korda, panid sinna sisse, lõid paar tükki lahti ja oi, et mingi juurikas on ees. Ja siis hakkasid lähemalt vaatama, ei olegi juurikas, on jalg. Ja siis lõpuks kaevatigi välja, et oi, et aga siin on surnud naine. Paanika oli suur, käisid siin konstaablid ja lõpuks tulid uurimas ja hakati vaatama, et see naine on ikka väga vana juba. Ja siis hakati uuesti meelde tuletama neid vanu lugusid, et et oli meil siin kunagi üks truuta, et ju see truuta ongi siia siis maha maetud. Et lõpp oli ja siis tulid vanad lood uuesti meelde ja ühed räägivad siiamaani, et see oli väga usin, tore sulasel tüdruk ja teised räägivad, et tegelikult oli igavene liiderdaja ja pahatahtlik tüdruk, et ja neid on vist kokku vist mõte on enam-vähem sama vist 4 erinevat versiooni. Et kui tulevikus kellegi kohta mingit kuulujuttu kuuleme, siis tegelikult vist ikka tasub mõelda, et ennem kui me ise omalt poolt suu lahti teeme, et iial ei tea, kus asi see tõde oli või mis asi see tõde oli, et selle tüdruku need viidi uuringutele, ta oli ikkagi ära mumifitseerinud niisugune, see pilt on olemas seal, rabivere lõkke kohal on infotahvel olemas sellest tumedast sellest laivast ja selle tüdruku riided ja seal vist see münt ja paar asja on ERM-is on väljas täiesti näitusel seal. Ja mündi järgi tehti siis kindlaks, et ta on sinna maha maetud kuskil 17. sajandi lõpus, natuke enne Põhjasõda või nii. Vähemalt või siis suht Põhjasõja ajal, et täpselt ei saa öelda, aga ta oli nagu Rootsi-aegne mingisugune öör oli tal seal kaasa pandud, et ikkagi arvavad, et pärast seda, kui ta sealt puuotsast leiti, enesetapjaid ju surnuaeda matta ei tohtinud. Ja muud kohta ei olnud, siis pandi sinna raba äärde ja kaevati maha ja siis 8 või 9 inimpõlve hiljem siis 2 averimeest kogemata koberdasid sellele otsa. See on omaette kogemus mõnele mehele. Et võtta ta nüüd siis kinni, on ta siis niipidi või teisiti, aga nii igatahes selline lugu siin on jäänud. Tagasiteel ootas meid korralik söömaaeg, praetud leib, imeline läätsesupp, kohalike jahimeeste toodu tulukuliha, tee, kohvi ja ka kook. Nüüd ma istusin. Nüüd enam. No nii. Väike videokokkuvõte siis sellest, et päev algas siin Kohila jahimeeste seltsi juurest juba kell 8. Facebookis oli küll kirjas, et 2.30 saab see matk läbi ja tegelikult eks ta enam-vähem niimoodi ka sai. Jõudsime sellel ajal siia jahimeeste seltsi juurde tagasi. Kell on 15 minuti pärast 4. Ehk et siis Erkil on aega ja mõnus on veeta seda aega ja kordagi ei olnud seda tunnet, et nüüd oleks vaja kiiresti see asi ühele poole saada. Nii et vaatame, lähme ka mõnele järgmisele üritusele ja võtame kaasa ka mõned lapsed.